noorteklubi eestvedamisele toimub meie armsas kodulinnas noorsootöönädal. Meie viime läbi projekti Tartu noortesõbralikumaks, kus uurime pensionäridelt, keskealistelt, lastelt ning loomulikult ka noortelt, millised on Tartu linna poolt pakutavad vaba- ja veetmisvõimalused. Minu arust neid väga palju ei ole just siin. Neid on üpris vähe, mis siin toimub. Võiks rohkem olla, ma ei tea, nagu Liinas üritusi või. Minu meelest on neid kohti vähe ja erinevaid kohti, kus nad saaksid käia ja midagi teha, koos olla, sellepärast, et nad kõik kaebavad, et peale kooli pole nagu õieti mitte midagi teha. Vaba ja veetmise võimaluse mitmesugused, peas, et noored ise endale tegevust leiaks, kui nad arvutürest eemale saaksid. Võimalused üldiselt on head, see on okei, aga vaba aega ei ole väga. Alati võib neid võimalusi olla rohkem, nii et selles mõttes võiks öelda, et arenguruumi on. Ma arvan, et võiks paremad võimalused olla, kui senini on olnud. Olen päris rahul. Keskmiselt. Ma ei tea, ei ole väga rahul. Nõrkadeks külgedeks võib-olla seda, et peaks nagu noortele midagi ühtlasemat olema, mis neid noorti kokku hoiaks ja neid kuidagi üksmeelsemaks teeks. Tugevateks külgedeks võib lugeda seda, et siin on väga palju inimesi, kellega koos võib aega veeta. Tugevad mingid sõitmiskohad ja nii on. Nõrgad on mingid tüübid lihtsalt joovad ja nii alaealised ja sükest kraami. Tugev külg on, ma arvan, nende rohkus ja nõrk külg on, et kõik asjad maksavad, midagi tasuta väga teha ei saa. Et spordisaalid ja mis oleks, et natuke odavamad, osa ei jõuagi panna lapsi. Ei ole lihtsalt raha. Kes juhendavad, et need on nagu hästi kõrged hinnatud, aga võib-olla nõrkadeks, et kooli kõrvalt ei jää aega. Last rohkem käivad trennides. Linnas, ma ei tea, seda pingpongi mängida. Kas noortekeskus on hea koht, kus chillida? Keskmine, võiks parem olla. Oleksid aktiivsed ise seal selles mõttes, et kui on vaja midagi muuta, midagi noortele sobivamaks teha, siis need oma arvamused välja ütleksid ja et noored nii-ütelda juhiksid neid teenuseid ise. Minu meelest võiksid mingisugused üritused olla, mingisugused kokkutulekud, nii mitmes vanuses noortele, mitte ainult ühe vanuselised, et kus nad õpisid üksteist lähemalt tundma ja üksteisega paremini suhtlema. Ikkagi linnavalitsus ikka rohkem, nagu mõtleks noorte peale, ma leian. Soovida noortekeskus. Et nad ise leiaksid mingisuguse vaba aja veetmise või kas või spordi tegemise näolgi, kas või eneserajal katsetada matkamisega, jooksmisega. Iga reede on klubi õhtud ja ikka toimub igal pool. Tantsustuudiod, siis keskus meil on olemas, seal toimuvad ujumistreeningud. Kõige uhkem on vist see, mis viimastel aastatel ei ole toimunud, on tänavareiv, mis on palju tähelepanu pälvinud ka kaugemal kui Tartu linnas, eks ole, et mujal minu teada Eestis ei ole neid asju toimunud. Tantsuistlused. All Stars. Tudengipäevad on just õppes. Ei ole kursis selle. Blink-Blonk oli kunagi siuke muusikafestival Tartus, aga ma ei tea, kas see nüüd enam toimub. Tantsuringid. Lastekaitsepäeval on ka. Ma ei tea. Ega ma nendega eriti kursis küll ei ole. Ma tean, et nad käivad püssirohus, meetriga viina joomas. Mis te naerate? Kõik on õige. Ei, kõik on väga õige lihtsalt. Okei, see on kõik või? Jah, on kõik, aitäh!